Tere kallid veevalajad, siin on teie septembrikuu esimese poole ülevaade. No nii, kallid veevalajad, teie ennast ohverdavus ei ole ära tasunud. Teie valikud on teid viinud suluseisu, ehk siis te olete just nagu kas siis oma tegevuse või tegevusetusega suutnud ennast mängida nurka aetuks. Üsna stressirohke olukord, kus olla, aga see on murdepunkt teie jaoks. Murdepunkt mõistmaks, et teie andmine ja saamine ei ole tasakaalus. See, kui palju te kuhugi investeerite oma aega ja energiat, peab olema läbimõeldud, peab olema eesmärgipärane, mitte juhuslik, mitte nii-öelda improviseeritud ja vastavalt võimalustele. Teie planeerimatus või siis ennast ohverdav vajadus aidata või kellegi teise jaoks olemas olla on teid ennast jätnud just nagu kuivale või ilma. Ja selle tõttu olete te jälle olukorras, kus te peate kaaluma, et mis läks valesti. Mida ma oleks pidanud tegema või tegemata jätma selleks, et jälle ei oleks juhtunud see sama olukord. Te olete selles olukorras juba korduvalt varem olnud. Nüüd oleks hea aeg teha ülevaade, teha plaan, et sellest mustrist välja saada. Need hirmud, see kaitsepositsioon, milles see kõik on teid just nagu asetanud, on mitte meeldiv koht, kus olla. Te ju mõistate ometigi seda. Ja selleks, et see ei korduks, peate te mõistma ka seda, et te ei saa ainult anda, te peate oskama ka vastu võtta. Nii abi, kui nõu, kui mis iganes on andmine ja saamine teie jaoks või teie elus. See ei ole teil tasakaalus. Te olete kas rohkem andnud, kui olete tahtnud vastu võtta. Ja ometigi teil on tarvis vastu võtta. Teil on ka endal seda kõike tarvis. Suunake see energia sissepoole, mitte väljapoole. Kõiki ei saa aidata ja kõiki ei peagi aitama. Vastasel juhul olete te jälle ja jälle olukorras, kus te peate tõdema, et tee teisele head, saad ise vastu pead. Aga teiste aitamises on kuldreegel, et te peate oskama valida, keda aidata. Kes on väärt teie aega ja teie energiat, teie teadmisi, teie ressursse ja kes mitte. Ja kus teie ise sellel skaalal asute, kui palju te ise endale annate kõiki neid ressursse. Te ei saa viimast ära anda. Sellega te mängite ennast siia samma nurka, sellesse samasse suluseisu,
kus lihtsalt ei ole edasiliikumist, kus kõik ongi paigal ja teie olete see, kes peate neid kilde kokku korjama ja üritama sellest midagi luua. Aga milleks kõik see? Õppige ennast esikohale seadma. Sest kui te ennast ei hoia, ennast ei toeta, ennast ei armasta, siis teie ümber ongi ainult ärakasutajad. Aga see peab muutuma. Ja see muutmine on täielikult teie enda käes. Aitäh ja olge hoitud!